Tere tulemast meie lõkkeõhtule! Приветствуем всех на нашем вечере у костра. Sel aastal ei saanud korraldada traditsioonilist tavapärast jüripäevalaagrit. Selle asemel palusime teil kõigil osa võtta e-jüripäeva matkast ja selle vältel täita skautlikke ülesandeid. Ma loodan, et teile väga meeldis. В этом году, к сожалению, не могли мы провести традиционный юрибяев лагерь, но зато каждый прошел поход и выполнил задания свои. Надеюсь, у всех все получилось. Tere ka minu poolt. Võtame tänasel lõkkeõhtul kokku tänase päeva ja vaatame veidi ka seda, mida te matkal tegite, millised olid teie lõkkenaljad ja kokkuvõtted ja kuidas teil läks. Подведем итоги сегодняшнего дня, посмотрим, как у вас получили, посмотрим ваши шуточки и, в общем, как у вас все прошло сегодня, хорошо или не очень. Nüüd aga traditsiooniliselt laagri avab ikkagi lõke ja siin on meil ka Siimu valmistatud lõke. Ma palun, et sa tuleksid seda süütama. По традиции мы зажгем сейчас костер, который у нас будет Сим пытаться поджечь. Ja meie samal ajal siis laulame laulu. Tuli, 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 süütame sind. Tegelikult ei oleks tohtinud öelda, et see minu tähtед on. Aga noh, vaatame, mis saab. Vaatame. Tuli, 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 süütame sind. Tuli, 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 süütame sind. Süütame sind, me tuli, süütame sind, me tuli, süütame sind, me tuli, süütame sind. Tuli, 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 süütame sind. Tuli, 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 süütame sind. Süütame sind, me tuli, süütame sind, me tuli, süütame sind, me tuli, süütame sind. Väga hea. Nüüd, kus meie lõkke on süttinud, saame vaadata, missuguseid lõkkenalju teie tegite. Теперь наш костер горит, и мы можем посмотреть, какие шуточки же вы придумали. Meil on ilus kevadel. Oota, mis see on see? 5 senti. Okei, mul on väike anekdoodi moodi asi siis. Miks skaut naeratab, kui äikest lööb? Siis ta arvab, et tas tehakse pilti. Шутка такая же, как и костер. Ее нет. Skaut ja hundu läksid kalu püüdma. Skaut küsib hundult. Kuule, miks sa neid suuri kalu vette tagasi viskad? Mul on ju väike pann. Miks mul neid suuri kalu vaja on, kui mul need pannile ei maha? Selgituseks. Mina olen matemaatikaõpetaja. Karli, kui vana su isa praegu on? Praegu on 39. Selge. Küsisin sellepärast, et ma teaksin siis teile koduseid ülesandeid matemaatikas temale ja kohaseid anda. Всем привет! Это стендап от картошки. Приступим! Я подружился с камнем, но он упал в воду. Как жаль, ведь я к нему привязался. Härra Kaske toetub vastu Kaske ja mõtleb. Jüripäev on käes ja ei saagi üheskoos laagrit pidada. Aga teeme e-jüripäeva. Jumala hea mõte. Ma olen pööra. Loen tuul. Mis teeb tuulmüürile? Aga mis teeb tornaadomüürile? Veidi kokkuvõtteid ka. Kokku osales tänasel matkal Hundurajal 77 võistkonda ja hunduvõistkonnad läbisid kokku 305,84 kilomeetrit. Ega me täpselt ju ei tea, kui palju läbis iga hundu ja iga tema vanem, aga kõik võistkonnad kokku meil just täpselt nii palju läbisid. Skaudirajast ka. Skaudirajal osales kokku 155 võistkonda, kes läbisid kokku 1228,04 kilomeetrit. Ja täpselt sama lugu, iga skaudi kilometraaži ei tea, aga võistkonnad täpselt nii palju läbisid meie info kohaselt. Ja kokku oli rajal umbes 500 inimest ja igavene hulk koeri. Всего в походе приняло участие очень много команд. 77 команд волчат и 155 скаутских команд. Всего было на трассе около 500 человек и очень много собак.
Не знаю, сколько они все, каждый по отдельности прошел, но все вместе прошли более 1500 километров. Все молодцы. Alustame ka veidi tõsisemate teemadega. Nimelt, kes olid täna kõige tublimad hundud, skaudid, vanemskaudid ja rändurid, kellel on paljud välja auhinnad Matkasport ja Eesti Skautide Ühing. Ja muidugi täname meie head koostööpartnerit 360 kraadi, tänu kellele me selle matka täna läbi viidud saime. Теперь о более важных темах. Кто же самые лучшие наши волчата, скауты, старшие скауты, роверы? Мы об этом, может быть, узнаем сегодня, которые получат призы от Эстонского скаутского общества и Матkasport. И также благодарим нашего партнера 360 градусов, которые помогли очень хорошо с приложением, по которому мы сегодня проходили поход. Hundud, teie läbisite täna 5 kilomeetrit ja saite vastatud 10 küsimusele. Olite kõik väga tublid ja olite nii tublid, et kahjuks ei saagi me täna välja tuua 3 kõige paremat. Püüame seda teha või teeme kindlasti seda esmaspäeval. Волчата все были молодцы, прошли каждый по 5 километров. Но, к сожалению, не можем мы сегодня сказать, кто был лучше всех, потому что очень много было вас. Результаты узнаем, скорее всего, уже в понедельник. Küll aga räägime sellest, mida te võiksite oodata esmaspäeval. 3. koha võitjad saavad endale esühelkuri. 2. koha võitjad saavad endale auhinnaks toidunõude komplekti. Ja 1. koha võitjad saavad endale tuulelohe Matkasportilt. Ну, мы можем сказать, что вы получите. 3. место получит светоотражатель от Эстонского скаутского общества. 2. место получит, mida saame teisel kohal? Toidunõude komplekt laagrisse. Комплект этих инструментов для пищевых инструментов. А 1. место получит, что у нас? Tuulelohe, воздушный змей от Matkasport. Väga hea. Hüüame hundudele ka hüüu, mille te ise siis välja mõtlesite ja see käib sedasi. Hipsti hopsti, hipsti hopsti, matkale kõik minge sopsti. Hipsti hopsti, hipsti hopsti, matkale kõik minge sopsti. Ja nüüd näitaksime teile mõnede matkaliste matkalõpu meeleolusid videos. Теперь покажем вам, какие же настроения у вас были после похода. Видео. Ja meie oleme meeskond HEH ja me tegime seda matka enda aias. Meil prügi ei tekkinud ja lõpupoole hakkasid kõik vaikselt väsima. Очищаем пляж! See on minu väike õde. See on mu armas tütar. See on prügi. See on mina ise. Rohkem prügi polnud. Eesti metsad on väga puhtad ja emotsioonid on head, sammud on tehtud. Hundi-Jurg! Ург. Ход закончен, мусора много не нашлось. У нас чистый район. Matk ülesandad väga meeldisid, aga jänest ma ikka ei näinud. Jah, mulle meeldis ka matk. Ja puhtamad pakendid, mille me metsamaalt leidame, viime pakendi konteinerisse. Hei. Meie kogutud prügi oli väga mõnus väikseline, elagu skaudid. Bye! Tore, et läbi sai, väga tore oli. No ümbruses on ikka skaute vaja, sest ei mahu lihtsalt enam kaasa kõiki panna. Näed, täitsa täis. Oi, siin on veel. Veel üks väike vahepala. Lõkkelaulu esitavad meile ökoskautide skaudijuhid Veeda ja Arhe Kala. Veeda, ma tean, et sa oled läbi teinud e-koondusi siin kriisi ajal, et eriolukorra ajal. Et kuidas sul nendega läinud on? Jaa, tegelikult mul on isegi mitu salka, millega ma praegu tegelen. Ühe salgaga olen teinud seikluste andmebaasist üleelamise skaudioskuse esimest taset, kus me meisterdasime muuhulgas ka plekkpurkidest vilesid ja
kaasaskantavad laternaid ja pliite. Siis teise salgoga me tegime digitaalse kodaniku skaudioskust, kus me rääkisime riistvarast, tarkvarast ja esitlesime üksteisele esitlusi. Ja ühe hundurpesaga ma olen rääkinud kaartidest, oleme joonistanud kaarte, rääkinud tingimärkidest, millised need on ja mis need tähendavad. Oleme tegelenud esmaabiga, kuidas panna plaastrid peale, mida teha, kui näost jookseb verd ja nii edasi, sellised väiksemad, lihtsamad asjad. Nii et tegemist jätkub ja päris põnev on. Nüüd aga laulame teile laulu Üks kõigi eest, kõik ühe eest. Üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii kõlab meie hüüd. Ja paremateks iga päev on saada meie püüd. Kui keegi matkal maha jääb või eksib metsarajal, ei teda jätta meie skautlusse. Ei ole skaudiks saada kerge teha. On vaja püsivust ja leidlikkustki. Kuid skautlus algab, kui koos sõbrad head. Ja algab siis, kui algab seiklus. Üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii kõlab meie hüüd. Ja paremateks iga päev on saada meie püüd. Kui keegi matkal maha jääb või eksib metsarajal, ei teda jäta meie skautlusse. Kes skaudiks saab, jääb skaudiks elueas. Kas jätkub püsivust ja leidlikkustki, kuid skauduaegsus ümber sõbrad head. Ja terve elu täis on seiklus. Üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii kõlab meie hüüd. Ja paremateks iga päev on saada meie püüd. Kui keegi matkal maha jääb või eksib metsarajal, ei teda jäta me on skautlusse. Üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii kõlab meie hüüd. Ja paremateks iga päev on saada meie püüd. Kui keegi matkal maha jääb või eksib metsarajal, ei teda jäta me on skautlusse. Veda ja Arhe, see oli imeline. Hüüame koos Vedale ja Arhele B-R-A-V-O, bravo, bravo, bravo. B-R-A-V-O, bravo, bravo, bravo. Väga hea, jätkame auhindade jagamisega. Skaudirada kokku 10 kilomeetrit. Läbisid skaudid, vanemskaudid, rändurid ja kõik need, kes on 27 või vanemad. Kõik olid tublid ning meie silmapaistvamaid skaute me taas kord ei saa veel välja kuulutada. Läheb esmaspäevale, aga... Ну и скажем, очень хорошо подводим итоги скаутской трассы, которая была у нас 10 километров, которые прошли у нас скауты, старшие скауты, роверы и все те, кому было больше 27 лет. Мы, к сожалению, не можем знать, кто у нас первая тройка лучших, потому что результаты вы узнаете только в понедельник. Но мы можем сказать, что получат первые 3 места. Vahepeal siiski üks ka väike hea uudis on see, et mõnes klassis meil siiski on teada, aga oodake nüüd. Очень хорошая новость, что некоторые мы знаем, кто тройка лучших, но ждите. On tulnud, jah. Aga räägin siiski seda, mida need skaudid võiksid oodata. Skaudi vanusegrupp võiks oodata järgmisi asju. Kolmanda koha võitnud skaudid saavad auhinnaks taas kord S1-helkuri. Teise koha võitnud skaudid saavad auhinnaks ellujäämiskomplekti
ja esimese koha võitnud skaudid saavad auhinnaks multitööriista. Aga nagu öeldud, kõik skaudid olid tublid. Все скауты были молодцами. Можем сказать, что же получит. У нас 3-е место получит цветоотражатель от Эстонского скаутского общества. 2-е место получает комплект выживания. И 1-е место у нас получит мультиинструмент. А кто у нас 1-е, 2-е, 3-е место, мы узнаем в понедельник. Aga hüüame neile hüüu sellegi poolest. Heia, hip-hop, meie tripp on tipp-topp. Heia, hip-hop, meie tripp on tipp-topp. Jah, aga siia vahele näitaksime taaskord veidi neid vahvaid lõkkenalju. Показали бы вам еще костровые смешные шуточки. Какие же они получили? See nuga kuulus kunagi Konstantin Pätsile. See on üks väga vana nuga. Ma olen pidanud seda küll natukene remontima, et ma pidin küll käe pidema ja noatera välja vahetama, aga muidu on see väga vana nuga. Meie ootame grillplatside avamist ja koroona lõppu, et saaks teha lõkkeõhtu. Juba viskasime pikali. Et öeldakse, et koroonaviirus on nagu pasta, et hiinlased tegid, aga itaallased levitavad. Kuule, kus skaudid tulevad? Kui kotiga, siis koolist. Kui kotita, siis lasteaiast. Nii, käisin jälle jahis. Võtsin koera kaasa, selesin. Ja otsisin, nägin jälgi. Uurisin, ei teada, mis jäljed on. Lõpuks tuli välja koera jäljed, ma lihtsalt ei ole tähele pannud. Если ты разжигаешь костер, то главное не увлечься чтением 10-летней давности книги. Mis sa saed seda siin? See on ju aatompomm. Ära muretse, mul teie veel. Tohoh. Анекдот. Русалка села на шпагат. Väga vahvad videod, väga meeldivad meile teie tehtud videod, aitäh! Lähme edasi, silma paistmavaid vanemskaute. Esimest, teist, 3. kohta me kahjuks ei saa ka veel välja kuulutada, et see info tuleb samamoodi esmaspäeval. Очень крутые видео были. Идем дальше. Старших скаутов тоже лучших мы, к сожалению, не знаем, кто у нас 1-е, 2-е, 3-е место получило. Об этом мы узнаем только понедельник. Küll aga on mul taaskord rõõm rääkida sellest, mida nad võiksid oodata. Ja 3. koha saanud võistkond, kes on kusagil meie seas ja loodetavasti vaatab praegu meid, saab auhinnaks esü joogipudeli. 2. koha saanud võistkond, kes kindlasti vaatab meid, saab auhinnaks matkarätiku. Ja 1. koha saanud võistkond, kes kohe ilma igasuguse kahtluseta meid vaatab, saab auhinnaks matkanõude komplekti. Мы можем сказать, что же вы получите. 3-е место, которое, наверное, нас смотрит, получит у нас походную бутылочку. 2-е место получит у нас, которое вы точно, наверное, смотрите уже нас, получит у нас платочек походный. Ну а 1-е место, mida tahab esimene koht, matkanõude komplekti, получит у нас комплект посуды походной. Вы, наверное, нас смотрите, да? В понедельник узнаете. Ja teeme neile vanemskautidele siis ka hüüu, nagu kõikidele teistele. Hüüd on võetud taaskord teie enda hunduderaja punktist ja see on selline. Edasi, läki nüüd, see on meie skaudi hüüd. Edasi, läki nüüd, see on meie skaudi hüüd. Tänase matka üheks eesmärgiks oli ka korjata prügi. Ma usun, et te kõik jõudsite seda teha, nagu mina teile täna hommikul näitasin, et pidi prügikott kaasas olema. Ja kõige lõpus näitasite ka oma emotsioone. Jagaksime siin mõningaid stiilinäiteid. Как вы все знаете, у нас же одно задание было собирать мусор. О чем мы сегодня говорили утром уже, что пакетик с собой возьмите мусорный. Но сейчас мы увидим, какие у вас эмоции были в конце и сколько вы мусора собрали. Давайте посмотрим, как вы уже получили видео. Yay! We did it! Meie käisime sellisel rajal, kus väga prügid polnud, aga siin on põhimõtteliselt kõik meie prügi, mis meie tekitasime natukene, aga me leidsime ka rajal. Ja muidu oli mats väga võitab ning mulle meeldis nagu, et jah. Siin siis minu matkaseltskond ja meie kokku korjatud prügi tänaselt 10-kilomeetriselt matkalt. Hirmus vahva oli, minge ka matkale. Skonna üks liige Karli ja teine liige Helen.
ja meie prügikilekoti täis, üks sokk, üks saabas ja hunnikus paberit. Tere, me käisime matkal ja me käisime seal rattaga ja meie lemmikpunkt oli lõkete tegemise punkt ja meie korjasime nii palju prügi. Походы и набрал всего лишь 1 мешок мусора. Бывает. Meie matk on edukalt läbitud. Siin on meie kaaslased. Ilmselgelt võtsime kaasa liiga väikese prügikoti. Liiga palju prügi jäi meist veel maha. Nii et tuleb uus matk kindlasti. Väga hea matk. Aitäh! Jälle väga-väga toredad videod olid teil ja jõuamegi nüüd oma järjega rändurite juurde. No mis te arvate? On meil olemas silmapaistavad rändurid? Ei ole. Tegime sellised küsimused, et ei saa lihtsalt kokku lugeda 1 + 1 + 1 + 1 punkti võrdub 5. Seega kahjuks ei saa ka kuulutada täna silmapaistvamaid rändureid välja. Tuleb esmaspäeval info. Ну что же, настала очередь роверов. К сожалению, мы не можем сказать, опять же, кто получил у нас 1, 2, 3 место, потому что задания были сложные, мы не можем посчитать баллы, кто и сколько там всего нарешал. Так что результаты узнаете только в понедельник. Aga see on tegelikult tore probleem, sest see tuleneb ju sellest, et teid lihtsalt oli nii palju matkal. Это же очень хорошая проблема такая, что у вас было, значит, очень много на походе, поэтому не могли посчитать, что... Aga auhindadest võin jälle rääkida. 3. koha võitnud võistkond saab endale joogipudeli, 2. koht matkarätiku ja 1. koht matkanõude komplekti ja ma olen täiesti kindel, et Monikal on nendele ka hüüd, aga enne telgib Artur. Aga скажу, что 1 место получит у нас комплект посуды походной, 2 место получит у нас лоточек походный от СУ и 3 место у нас получит бутылочку от Эстонского скаутского общества. И у нас, наверное, есть для них тоже что-нибудь покричать, какие же молодцы. Ja, teen neile hüüu, mida nägin, et mitu korda pakuti, oli selline nagu fantastiline. Fantastiline. Väga hea. Ja nüüd viimased videod seekord sellest, kuidas te oma matkale õpetasite. Ну и теперь последнее видео. Как же вы закончили свой поход? В общем, во время своего похода я мусора не нашла, чему я очень рада. Ja siis keera enda poole ka ja lehvita ka. Tere! Ja siin on siis minu prügi. Ja mu jalg on küll väga väsinud, aga ma saan hakkama ja oli väga tore. Meie siiklesime täna Emajõe kaldal ja me korjasime siukse prügi ja mulle väga meeldis see matk. Jah, ja matkalised olid Emma. Hugo, kus sa kadusid? Hugo! Nii. Matk sai läbi. Matk sai läbi, aitäh toreda matka eest. Mulla prügikoti me juba viskasime ära. Enne ei jõudnud seda kogu aeg kaasast tassida. Randa oli väga õige terved. See oli meie prügi. Matk saigi tehtud. Prügi üles korjame, pääraspoole möllame. Juhu! Näita kiiresti oma prügiga. Sa mäletasid laulu valesti. Vau, äge! За время похода набрали столько мусора. Enne tubli veel mitteliikme, skaudijuhi ja aktiivsema üksuse väljakuulutamist kuulame veel ühe lõkkelaulu, mis tuleb teile otse Viinist. Noorem skautmaster Kristina Maria Aagur. Но перед тем, как узнать еще лучших членов Эстонского скаутского общества, скаутских руководителей
и просто других, мы послушаем прямо из Вены Кристине Мария Агур со своей скаутской песенкой. Tere, Kristiina! Tere! Saadan soojad jüripäeva tervitusi minu väiksest kojukesest Viinis. Ma loodan ja igatsen päev, kui saame tagasi laagri ja tagasi lõkke äärde. Minu lemmikosa võib olla laagritest üle aastate ja et saame jälle laulda ja naerda koos. Väga lõbus on skaudi elu faaria. Teda ümbritseb metsade vöölu faaria. Ilus on metsades elada, öösel telkides magada. Faaria, 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 faaria. Ilus on metsades elada, öösel telkides magada. Faaria, 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 faaria. Kui on saabunud õhtu ilu faaria, laagris algamas õine elu faaria. Lõkke ümber siis kogume, sõprusidemeid seome. Faaria, 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 faaria. Lõkke ümber siis kogume, sõprusidemeid seome. Faaria, 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 faaria. Ja meie rajalt võttis täna osa ka päris palju mitteliikmeid. Ja me kindlasti ootame kõiki, kes täna mitteliikmetest meie üritusel osalesid, osalema meie üritustel tulevikus. Очень много нечленов Эстонского скаутского общества принимало сегодня участие в нашем походе. И мы, конечно же, ждем вас, чтобы вы принимали участие в будущем в наших других мероприятиях. Meil on teada kõige tublimad mitteliikmed. Trummipõrin, tehke kodus endale kõva trummipõrinat. Мы знаем самого лучшего нечлена Эстонского скаутского общества. Барабанная дробь, и мы узнаем, кто же это. Ja kui me ka proovime veel selgitada välja teised väga tublid mitteliikmed ja anda ka teile auhindu, siis rõõm on öelda, et esimese koha sai keegi, kes on ennast märkinud kui mitteliige 98 ja nemad saavad auhinnaks esü joogipudeli ja helkuri. Первое место у нас получил некий, кто себя назвал Миттелиги 98. Вы получаете у нас бутылочку Эстонского скаутского общества и светоотражатель. А чтобы узнать второе и третье место, нам понадобится еще время. Ja muidugi olete skaudirajal välja mõelnud jälle hüüu, hundurajal välja mõelnud hüüu. Ja teeme siis neile sellise hüüu, nagu skaut on tore matkamees, teda ootab seiklus ees. Skaut on tore matkamees, teda ootab seiklus ees. Ja siit on väga tore edasi rääkida veel mitteliikmetest. Hästi vahva on see, et neid osalejaid oli tõesti päris palju. Ja ma väga loodan, et paljud teie, kes te veel ei ole skautide üritustel osalenud ja see oli teie esimeseks skautlikuks ürituseks, soovite ehk natukene meiega veel kunagi aega veeta ja ehk saite enda sisse ka väikese skaudipisiku. Ja selle tõttu toimub meil igal aastal mais ja septembris selline üritus nagu Tere tulemast skautlusesse koolitus, kuhu teid kõiki kindlasti ootame. Ja skaudid, te kutsuge sinna kindlasti ka oma sõpru, sest see on väga vahva üritus. Nüüd aga näitaksime väikest videot sellest, mida mäletab oma koolitusest seal alles eelmisel aastal käinud Helge. Ну и еще поговорим немного о нечленах Эстонского скаутского общества. Мы очень надеемся, что вы придете и будете участвовать в наших других мероприятиях. Но для вас еще специально и в мае и сентябре проходят разные обучения, в которых рассказывается, что такое скаутинг. И сейчас вы услышите, что и рассказывает вам человек, который прошел эти курсы обучения уже. Так что, внимание!
koolitusele sattusin ma tänu oma perele, oma tütrele ja tema elukaaslasele, kes on tihedalt skautlusega seotud. Nemad olid need, kes ütlesid, ema, mine, seal on nii tore, see on sulle, aga minus oli nagu niisugune ebalev olek, pelgasin natukene, mõtlesin, et ma olen nii vana, et mina. Ja esimene aasta ütlesin ära, aga teisel aastal, kui uuesti oli see koolitus tulemas, siis mõtlesin, et miks ka mitte, siin sõbra kaasa ja läksin. Täna, kui ma sellele koolitusele tagasi vaatan, siis tean, et see oli väga õige otsus. Sealt sai väga palju toredaid teadmisi läbi nende mängude, mis me seal tegime, läbi matka, mis me pidime seal korraldama. Et ma tõesti soovitan seda kõigile, võtke julgus kokku ja minge, see on mul hästi. Aitäh! Tulge kõik, tere tulemast skautlusesse koolitusele, te ei kahetse. Tublid juhid, kes te pole saanud ise oma skaute näha, olete ka ära teeninud pika pai ja ma olen juba saanud ka tagasisidet, et teile väga endale meeldis, et teie saite ka vahelduseks rajale minna ja oma oskusi proovile panna. Очень хорошо, молодцы, руководители скаутские. К сожалению, вы сейчас не можете встречаться со своими курсантами, со своим отрядом, но мы узнали, что и вы ходили на трассу, и мы можем сказать, кто у нас получился лучше всех. Ja hea meel on selle üle, et me tõesti täna ka teame, kes oli kõige tublim juht. Ja kõige tublim juht matkal oli keegi, kes märkis ennast kui Rakvere 2. Ja sain ka aru, et see peaks olema Kristi Jako. Ja see juht saab endale magamiskoti. Самый лучший скаутский руководитель у нас некий, кто отметился как Кристи и Ко. И мы знаем, что они получат у нас спальный мешок от Эстонского скаутского общества. Hüüame neile ka hüüu. Taaskord võetud hundude rajalt. Prügi üles korjame, pärast jälle möllame. Prügi üles korjame, pärast jälle möllame. Juba päris pikka aega oleme Eesti Skautide Ühinguga kutsunud kõiki üles, kes meie üritustel osalevad, postitama endast pilte ja videosid ja lisama sinna #skaudid. Ja nii ka täna. Ja järgnevalt näitaksime teile mõndasid pilte, mida täna oma sotsiaalmeedias postitati. Уже давно призываем вас использовать на фотографиях, где у вас скаутские действия, #скауты. И сейчас вы увидите, какие же сегодня у нас посты были с хэштегом «Скауты». Nii tore, et teete neid #skaudid postitusi, sellepärast et siis me jõuame palju kiiremini teieni. See kampaania #skaudid piltide postitamise kohta jätkub, käib edasi ja jagame auhindu iga kuu, nii et pange ikka pilte Instagrami ja Facebooki, lisage #skaudid ja juba osaletegi loosimises. Очень хорошо, что вы выставляете фотографии хэштегом «Скауты». У нас это уже длится больше месяца, и каждый месяц разыгрываются призы за лучшие фотографии хэштегом «Скауты». Так что давайте еще постить всякие действия скаутские, свои посты,
И, конечно, добавьте туда же хэштег скауты. Täna otsustasime kiita ka kõige aktiivsemat üksust, ehk siis kindlasti tahaksime välja tuua seda üksust, kelle liikmed, ehk siis kelle osalusprotsent oli üritustel kõige suurem. Сегодня хотим и благодарить и узнать, кто же у нас самый лучший отряд. И по процентам, сколько там всего участников было. Kahjuks aga seda üksust me ei ole suutnud veel välja selgitada ning sellega tuleb taaskord oodata esmaspäevani. Aga oodata tasub, sellepärast et see üksus saab endale väga vahva event shelteri. Aga ma arvan, kõik üksused, kes täna osalesid või kelle liikmed osalesid, olid väga vahvad ja tublid ja seetõttu tasub neile ikka hüüda. Ja hüüuks, nagu ikka, Monika juba mitu korda rääkinud on hundude rajal välja mõeldud hüüd. Ja hüüd on selline. 1 ja 2 matkab laps. Nii saab tema targemaks. 1 ja 2 matkab laps. Nii saab tema targemaks. Jaa, ma olen täitsa nõus. Но я бы еще сказал, что принимайте участие еще, и лучший отряд у нас получит хороший приз. Поэтому ждем понедельника. К сожалению, сейчас мы не можем знать, кто у нас лучший отряд. Поэтому только понедельник об этом и узнаем. Так что интрига. Ma tahtsin öelda seda, et ma olen täiesti nõus, et meie matkalised olid väga toredad, seda näitasid videod ja seda näitasid pildid. Ja need, kes nüüd mõtlevad, et tahaks veel rohkem skautlikust tegevusest osa võtta, siis tulge tere tulemast skautlusesse koolitusele, nagu nägite tutvustavast videost. Aga lisaks on tulemas järgmisel suvel Eesti Skautide Ühingu suurlaager. Все, кто хочет принимать участие в скаутинге или еще не пришел в скаутинг, приходите, конечно, на обучение, добро пожаловать в скаутинг. Но в следующем году у нас будет еще очень большой лагерь. И сейчас мы, может, об этом и узнаем. Ja suurlaagri juht on Tartu skautide malevast Helen Pill ja abijuht on Valdik Kask. Ja nemad tutvustavad siis seda üritust. Helen ja Valdik, tean, et te käisite ka täna matkal, nägin. Kuidas läks? No tänud teile hea küsimuse eest. Matkal läks meil suurepäraselt. Meie eelundu healised matkasid ilusti 5 kilomeetrit ja energiat jäi ülegi ja põnevaid kohtamisi ja avastamisi looduses oli väga palju. No ja kuidas sul läks seal? Jaa, minul. Ega vaata, kui ma hoian seda ohutuskaugust ikka sinust, et circa 200 kilomeetrit on ju nagu ikka, Ja, ikka. See on väga hea. Meil noor kasevõsukene 1,5-aastane võttis ka ilusti matka ette ja oli vankri all, vankri peal, vankri kõrval, vankri järel ja nii edasi. Ja ilusti 10 kilomeetrit tegime ära, nii et naksti. Väga viis. Nii et igati põnev jäänud. Super. Siin teate... Kuidas? Kuskile kadusid? Kadus ära või? Kuskile kadusid ära. Nii, nüüd olen tagasi või? Jaa. Kuulen hästi. Praegu oli 202 kilomeetrit vahet. Ma tulin tagasi. Selge. Et siin metsarahvas uurib, et kas järgmine aasta midagi suurt ja huvitavat on ka tulemas või? No loomulikult. Suurlaager on ju tulemas. Kes sellest ei tea? No võtt on ju. Aga siin mererahvas uurib, et millal see toimub ja kus kohas? No see toimub 10–11 juuli 2021 ja meile heas vanas tuttavas Tagametsas. Väga äge, väga äge. Ja siin maarahvas uurib, et mis nagu teemaks võiks olla? Teemaks on sellel aastal pärimus. Kõik, mis puudutab meie enda pärimuskultuuri. Anna veel vihjeid, mis see pärimusega nagu seostub? No pärimusega on seotud ju laulud, tantsud, mängud, söök, mis iganes, rahvariided. Kõik selline värk on ju? Kõik selline värk, just. Kuule, aga siin majarahvas uurib jällegi seda, et mingid konkursid on ka vist juba olemas, et kus saaks kaasa lüüa või? Ja me ei ole neid veel välja kuulutanud, aga kindlasti me teeme seda nüüd kohe ja praegu. Aga meil on olemas ju teema pärimus, aga oleks laagrile vaja siis sellist kihvti nime, mis meid seda laagrit siis ühendaks kenasti. Kindlasti ka laagrilaulu, mida lõkke ääres hästi laulda.
laagrimärk, mida iga skaut endale ju vormi peale igatseb. Siis võiks mõelda ka allaagri nimede peale näiteks ja ka laagri sellise sümboolikaga esemete peale, et kas selleks on siis särk või müts või pusa või sõba, mine tea, midagi sellist, mida võiks vaja minna. Väga äge. Ja siis kaserahvas uurib, et kas sul on kõik tiimiliikmed juba olemas ja kuidas seal läheb? No enam-vähem, mul on siin väga 2 tubli sellist abijuhti, eks ju, et üks on Ott Pruulmann ja üks oled sina, Valdi Kask. Nii abijuhiks kui ka vaderi rollis. Sina ju tead, kuidas seda teha. Et kui mul juba sellised inimesed juba on kenasti tiimis, et siis no ega ei saagi midagi vussi minna. Aga abikäsi on kindlasti vaja. Et meeskond on peaaegu koos, veel natukene läbirääkimisi. Aga kindlasti nende meeskonna inimestel on ju omad meeskonnad, et kui keegi nii-öelda tunneb ja tahab suurlaagrisse panustada, siis võib vabalt meiega siis ühendust võtta, aga oma meeskonna tutvustuse ma mingil hetkel siis avalikustan ka ja võib-olla keegi on juba kellegi poole pöördunud. No võt, väga äge. Aga viimane küsimus ka kaserahvalt veel, et kust jooksvalt infot saab? No jälgige ikka sellist lehte nagu scout.ee, et seal on kindlasti kõige täpsem info olemas. Et kindlasti jookseb ka Facebooki midagi ja suurlaagri kodulehele, aga esmane info ikka võtke scout.ee lehelt. Ei no arusaadav, aga ma lähen siis juba vaatama, äkki mingi info on juba olemas, on ju? No mine vaata ja kui kellelgi juba tuli mõni mõte lauluga, märgiga, nimega, siis laske käia. Ootame. Kõik sulle märku on? Jah, andke mulle märku, täpselt. Kuule, aga mis me ikka lobiseme, anname nüüd lõppõhtu inimestele jälle eetri üle, on ju? Just, mis nad vaikivad seal? Mõnusat lõppõhtu jätku. Ja, nägemist. Ja, tšau. Tšau. Aitäh, Helen, sulle heade soovide eest. Ja siiski natuke täpsustaksin, et suurlaager toimub siiski 10.–17. juulini 2021 aastal. Небольшое уточнение. Большой лагерь у нас пройдет с 10 по 17 июля 2021 года. Ja hakkabki vaikselt õhtu kätte jõudma. Ja nagu meil ka päevakavas kirjas, siis poeme kõik õhtul tuttu oma toaonnidesse. Ja see toaonni väljakutse on meil kestnud juba päris kaua aega. Вот и вечер настал у нас. Теперь пора уже скоро укутываться в свой домашний шалаш, который вы строите, конечно. И эта вызовка домашнего шалаша у нас уже долго проходит. Ja ta kestab praegu veel täpselt järgmise nädala lõpuni. Ja siis loosime me välja peaauhinna. И до конца следующей недели еще будет у нас вызов комнатного шалаша. Так что принимайте участие, потому что тогда мы разыграем главный приз. Aga nüüd näitame teile mõnesid vahvaid toahonne, mis meile juba edastatud on. А теперь покажем вам уже несколько таких крутых комнатных шалашей, которые уже у нас есть готовые. Väga vahvad toaonnid olid teil. Aitäh. Kas meil on lisada? On meil vahepeal mingeid tulemusi tulnud? Kahjuks mitte. Ei ole. Очень крутые у нас были хижины, домашние шалаши, которые вы построили. Aga siis ongi põhjust midagi esmaspäevani oodata. Теперь у нас есть что ждать на понедельник. Just. Aga meie täname teid, ütleme teile, et hoidke ennast, olge terved ja äkki ikkagi suvelaagrites siis kohtume. А мы
со своей стороны благодарим вас, что вы сегодня принимали участие, смотрите нас. Будьте здоровы, берегите себя и окружающих, и надеемся, что уже в летних лагерях увидимся. Skautike kohtumisteni! Tšau, näeme jälle! Kohtumiseni!